tere tulemast tagasi mu kanalile, like, subscribe, muideks väga paljud teist, kes vaatavad mu videod, endiselt ei subscribe'i mind, nii et tee seda nüüd ja kohe. Vau, te küsisite mult nii ägedaid küsimusi, see Q&A naiste teemadel, mis mu Instagramis oli, lihtsalt plahvatas ja see naiste power või siuke girl power oli väga-väga lahe. Ja ma loodan, et see jätkub ka siin kommentaariumis, et see kommentaarium on positiivne, et see on toetav, et see on jagav, et see ei ole midagi sellist, ühesõnaga jah. Muidugi ütlen kohe ära, ma ei ole arst, see on minu arvamus. Kui see erineb sinu omast, siis see on väga okei. Minu jaoks on lihtsalt tähtis, et me räägime neist teemadest ja et me ei häbene sellest rääkida, sest see on täiesti normaalne igapäevane asi. Ja ma teen selle video jällegi Q&A vormis. Esimene osa on suunatud pigem teismelistele ja noortele, sest mu videod vaatab ka inimesi, kes on 12 kuni 20. Ja kui sul on õde, nõbu, tütar, kes peaks sellist videot vaatama või kellega sa tahaksid nendest teemadest rääkida ja kuidagi ei julge alustada, siis saada see video talle. Ma loodan, et see kindlasti kummutab mingisugused müüdid, mis ühiskond on meile peale surunud, aga mis tegelikult ei ole tõesed. See video siin on pigem nagu siuke 101 video. Järgmine tuleb ilmselt natuke keerulistemal teemadel, valulikkus, põletikud ja nii edasi, ja kolmas video tuleb enesekindluse teemadel. Esiteks alustame päevade stigmast. Ma ei saa aru, miks see on tabuteema ikka veel. See on üks tähtsamaid asju naise elus, et reaalselt luua elu, et luua perekond. Kui mingi kutt mulle kooli ajal mainisid eus, et tal on nii tujukas, et kus sul päevad. Ma ei jätnud vastust sahtlisse, vaid ütlesin üsna otse. Kui sul on kunagi soov saada isaks, leida endale armastav kaaslane, siis suhtu mõistvalt naisesse, kes peab reaalselt iga päev oma tervisega panustama sellele, et sinul oleks tulevikus see perekond, millest sa võib-olla unistad. Ja pärast seda oli kõikidel kuttidel suu lugus, nii et ja kui mõni täiskasvanud mees ikka veel sellist jama ajab, siis ma usun, et ilmselt on mõni hinnatuma aktsiaväärtusega mees börsil. Mis asi on menstruaaltsükkel? Menstruaaltsükkel on kogu ajavahemik, millal munarakk areneb, lahkub munasarjast ehk algab ovulatsioon ja naine on viljastamisvõimeline. Siis munarakk kas kinnitub emakase limaskestale või kui viljastamist ei toimu, eritub nüüdseks ebavajalik limaskest emakast koos verega välja ning see kogu eralduv kompott ongi niinimetatud päevade periood, mis kestab tavaliselt 3-7 päeva. Kogu see tsükkel on circa 6 aega pikk, mõnel ka kauem, seal vabanevad hormoonid, mis mõjutavad ka naiste enesetunnet. Ja miks see limaskesta kogunemine on oluline? See valmistub iga kord keha võtma vastu viljastunud rakku ja toetama platsentat, et omakorda toetada loodet vajalike toitainete ja hapnikuga. Lisaks päevadel see nii-öelda eralduv mass on tihti tumedam kui tavaline veri, see pigem ongi mass, segu limaskesta osadest, surnud rakkudest ja verest ja nii edasi. Järgmine küsimus, et millal päevad hakkavad ja kuidas sa reaalselt aru saad, et need hakkavad? Kui sul pole varem päevi olnud, siis üks esimesi märke konkreetselt sellest on discharge ehk määrdumine, mis on üli normaalne, tavaliselt valge või läbipaistev kreemias. Jällegi mingisugune asi, millest kunagi keegi ei räägi, aga väga paljudel see on. Kui sa veel pole teinud seda, siis võta hetke loe, mis asi see on päriselt ka, see on väga vajalik teadmine. Päevadele viitavad ka alaseljavalud, kõhuvalud, nii-öelda kõhu paisumine ehk bloating. Vahel läheb ka seedimine tuksi. Mul on näiteks eriti stressiperioodidel väga tugevad migreenihood. Iga inimene on erinev ja sellel reaalsel algamishetkel sa lihtsalt saad aru. Mingisugune sisemine viide, millal su keha lihtsalt ütleb, et no nii hakkas pihta. Ja võib ka tekkida selline moist tunne, see kõige vastikum sõna inglise keeles minu arust. Ja päevad ei ole alguses tihti regulaarselt, see võib võtta aastaid aega, enne kui päevad saavutavad reaalselt mingisuguse korraliku rütmi ja ka näiteks stress ja füüsiline aktiivsus mõjutavad seda väga palju. Millal mul päevad hakkasid ja mis story selle taga on? Ma tegelikult pidin oma emale helistama, sest ma reaalselt ei mäleta seda hetke, aga mul tuli see väga hästi meelde. Nimelt mul hakkasid need enne reisi Hispaaniasse, soojale maale ja ma olin lennukis kogu selle vastiku olemisega. Lennukis eriti see rõhuvahe on nii suur, et ma ei tea, mingisugune surve või selline, mis mu sees toimus, oli lihtsalt mega ebameeldiv ja ma olin täiesti šokis ka sellest, et oi, et ma tahan ju minna basseini ujuma ja apikene, et kuidas see kõik toimib ja mu ema rääkis mulle mingisugused põhiasjad selgeks ja siis ma rahunesin maha ja tegelikult ei olnud üldse nii hull, aga jah, ma mäletan, et see oli nagu suur šokk minu jaoks. Ja mida siis kasutada?
ma noorena kasutasin peamiselt hügieenisidemeid, pads'e, pesukaitsmeid, kuidas iganes neid nimetatakse eesti keeles, sest et see oli kõige turvalisem ja mugavam viis minu jaoks. kuigi neil on ka oma ebamugavad pooled, mulle üldse ei meeldi tampoonid, ka miniversioonid nii-öelda muutuvad ruttu minu jaoks ebamugavaks, need paisuvad liiga suureks, mul on alati hirm olnud toksilise šoki ees, mille tõenäosus on küll väike, aga siiski mina ei ole kunagi tahtnud sellega riskida, ma ei hakka seletama, mis see on, aga kui sa guugeldad toxic shock, siis sa leiad selle kohta infot. Lisaks tampoone töödeldakse ja pleegitatakse kemikaalidega ja tampoonidega seoses peaks mainima, et iga kord, kui sa käid WC-s, siis seda tuleb vahetada, sellepärast et see nöör nii-öelda kogub baktereid. Ja paljud kirjutasid, et nad kardavad seda, et kui sul on kekatunnis nii-öelda pesu juures näha emba-kumba neist, et mis siis nagu teha ja ma ei tea, ma suhtusin alati sellesse ignorantselt, sest et see on täiesti normaalne. Kui sa mõtled oma peas selle normaalseks, siis see ongi väga-väga okei tegelikult. Me võiks lõpetada selle kollektiivse, ma ei tea, häbenemise ja awkward oleku trendi ära. Minu arust see on nagu, ma ei tea, see aeg on küll möödas. Ja kui sul pole näiteks kaasas miskit, siis mine lihtsalt küsi sõbrannalt, kellel sa arvad, et äkki võib olla. Ja sa võid minna, kui küsida näiteks kooliarstilt, tavaliselt kooliarstidel on ka need alati varuks. Et meil oli täiesti tavaline koolis küsida omavahel tüdrukutega, et kuule, et kas kellelgi on miskit olemas, mul oli näiteks alati koolikapis suur varu ja kui kellegil ka ei ole, siis alguses mitu kihti WC paberit ajab ka ära, et sa saaksid poodi minna ja siis tagasi tulla. Olen ma hakanud kasutama naked cup'i ehk siis menstruaalanumat. Ma pelgasin seda oma nii-öelda varasema tampooni hirmu ees. Teate, see on hoopis midagi muud ja palju mugavam ka avalikus kohas ja just jätkusuutlikkuse mõttes ma tegingi selle otsuse. Et see lihtsalt see nii-öelda nagu prügi, mis päevade puhul tekib, on päris kohutav. Alguses võib olla veits mässamist kasutama õppimisega, aga see on nii väärt seda. See näeb välja selline. Mul on S-suurus, ma ei tea, kas ta nüüd fokusseerib seda või ei fokusseeri. Kindlasti uuri enne suuruste kohta. Ma keedan seda puhastamiseks paar minutit kuumas vees ja enne loomulikult pesen käsi, kui ma seda kasutan. Samuti ma puhastan enne naked cup'i õli ja parfüümivaba seebiga. Ja seal on mitmeid voltimisviise, mina kasutan nii-öelda nagu, ma ei tea, origami meetodid, kuidas seda nimetatakse. Tavaliselt, kui sa ostad endale selle naked cup'i, siis sinna tuleb muidugi ka kirjeldus kaasa, ehk siis seal on kõik need õpetused olemas. Aga ühesõnaga ma nii-öelda nagu surun näpuga ühe külje alla ja siis tekib selline nii-öelda nagu teravam ots, mis teeb selle nii-öelda sisestamise lihtsamaks. Ja see on ka täiesti normaalne, et sa ei pea muretsema sellepärast, et kui üks päev töötab üks viis ja teine päev töötab teine viis, see on täiega okei. Ja see video on tehtud ka koostöös Naked Labeliga, kelle menstruaalanumat ma kasutanud olen. Ma lihtsalt väga toetan nende missiooni ja kampaaniat Toidupangaga, kus nad toimetavad Naked Cup'i mitmete tuhandete naisteni, sest igal ühel ei ole tegelikult võimalus endale menstruaaltsükli ajaks vajalikke hügieenitarbeid muretseda. Ühesõnaga, nad päris otseses mõttes päästavad maailma koos teiega. Iga nii-öelda komplekti või bundli ostult läheb üks naked cup heategevuseks. Neil on ka mitu webinari päevade teemal, kuidas erinevaid päevadega seotud muresid leevendada ja nii edasi. Selle info ja kuupäevad ma panen kirjeldusse. Hetkel saad ka nende kodulehel minu koodiga 10% soodustust. Järgmine küsimus, mida palju küsiti, on see, et mis on PMS. PMS on menstruatsioonieelne tuju kõikumine. Mõnel on see intensiivsel, mõnel mitte. Mina olen üldiselt väga mitte emotsionaalne inimene. Ainuke, mida ma saan aru, on see, et ma võib-olla natuke kergemini ärritun. Ma ei ole otseselt märganud PMS-i sellisel kujul. Mõnel on ka diagnoositud päevadeelne depressioon ja nii edasi. See on kõik väga normaalne. Aga sellest peab rääkima ja sellest peab teadlikum olema. Naked Labelil on ka vitamiinirohked smoothie segud, mis võivad aidata ka su hormonaalset tasakaalu hoida. Minu arust see on väga huvitav looduslik meetod ja jällegi väga hea alternatiiv. Järgmine asi, mida väga palju küsiti, on see, et günekoloogi juurde minek tundub hirmus või imelik. Ma võin kohe öelda, et ei, see on väga tähtis ja väga vajalik. Ma ei tea, kas nüüd on kindel aeg, millal kindlasti peaks minema. Võib-olla kui mõni naistearst vaatab seda videot, saab kohe kommenteerida. Esimene kord võiks olla siis kindlasti, kui sul on esimene tõsisem suhe. Mina olin 15 näiteks, kui ma esimest korda läksin ja ma käisin noorte seksuaaltervise kliinikus. See on tasuta kuni 26-aastastele. Sa saad ise endale arsti valida. Mu arst oli väga-väga tore naine. Seletas kõik lahti, jagas infot, ei surunud midagi peale, ülevaatused, tegi testid, mis ei olnud midagi õudset, ta rääkis põletikest, erinevatest haigustest. Kui sa sinna aasta jooksul jõudnud ei ole või kunagi käinud ei ole, siis palun mine, kord aastas võiks jõuda ja see on tõesti väga tähtis ja see on väga normaalne.
tegelikult peaksid mehed ka palju tihedamini meestearsti juures käima. Ja ma lisan lingi kirjeldusse, kus sa saad selle kohta rohkem infot ja kuidas aega planeerida ja nii edasi. Siis järgmine küsimus, et kuidas emale või oma perele neid asju selgitada. Kindlasti perekonnad on erinevad, aga mina ütleks, et lihtsalt mine ja ütle, emps, mul hakkasid päevad. Ja muidu, kui sul on konkreetseid küsimusi menstruatsiooni, nende protsesside kohta, rasestumisvastaste vahendite kohta, siis ma soovitan ka oma bioloogiaõpetajalt uurida neid asju. Mul oli ka üks superbioloogia õpetaja, kes väga avatult seletas lahti kõik. Ta nii-öelda nagu normaliseeris meie jaoks selle teema ja muidugi seksuaalharidus jõuab nende teemadeni palju hiljem, kui peaks. Ehk julged, küsi ka varem, isegi kui te ei ole nendest teemadest veel rääkinud. Aga jah, selle nii-öelda seksuaalhariduse puhul ma võib-olla avaldan arvamust järgmises videos, aga see video ei kannataks seda pikka monoloogi. Järgmine huvitav küsimus oli see, et kuidas sõbrannadega neid teemasid arutada. Normaliseeri need teemad ja julge küsida ja olla ise see, kes alustab nende küsimustega. Näiteks me arutame oma sõbrannadega absoluutselt kõike. Mul on näiteks aasta vanem parim sõbranna, kellelt ma alati nõu küsin sellistel asjadel, vahel siiamaani me arutame absoluutselt ükskõik mis teemadel, see ei ole nagu mingisugune tabu. Täpselt samamoodi, kui ma hakkasin kasutama Naked Cupi, siis ma kirjutasin oma sõbrannale ja küsisin väga ausaid küsimusi, et kas tal on mulle mingit ekstra infot anda. Näiteks ma uurisin väga inimliku probleemi kohta, et meil on väga kallid valged voodilinad, et kas need jäävad puhtaks. Ja ma võin öelda, et jäävad. Siis järgmine küsimus on see, et ma saan aru, et kui sa käid veel koolis, et mis siis juhtub, kui kogu see situatsioon nii-öelda lekkima hakkab. Ma ei tea, koolis või avalikus kohas seo mõni kampsun ümber, võta mõned kutilt kampsun ja seo ümber. Ma olen reaalselt sihukest asja teinud. Või alternatiiv on see, et mine lihtsalt koju. Päevade pärast koolist koju minemine või koju jäämine on ka täiesti normaalne. Lekkimise vältimiseks ma tegelikult soovitan ka menstruaalkapi või Naked Cupi proovida. Tegelikult ei liigu paigast nii nagu näiteks hügieenisidemed võivad liikuda. Järgmine küsimus on see, et mida teha siis, kui su pesu või riided on määrdunud. Lõputa määrdunud asju külma veega, sega veidi vett ja pesuvahendid või võta sapiseep ja hõõru seda kohta, lase sellel seista ning pane 30 kraadi juures pesumasinasse pessu, ehk siis võimalikult külmade kraadidega. Nagu ma ka enne ütlesin, siis discharge või määrimine tekitab ka su pesule plekke ja see on täiesti normaalne. Lihtsalt uuri selle kohta ja märka, kui see on tavapärasest erinev ja räägi arstiga sellest või otsi informatsiooni netist, aga ära kindlasti endale Google'i abil ühtegi haigust kohe peale tembelda. Ja näiteks see on ülinormaalne, et su pesu pleegib ja muudab värvi, sest intiimpiirkond on happeline, kõik need vedelikud on happelised. Happeline keskkond pleekitab riidevärvust, see on lihtsalt keemiline protsess. See ei ole imelik, see on lihtsalt jällegi teema, millest keegi justkui ei julge rääkida, aga see ei ole mingisugune häbiasi, ma veel kord ütlen, see on täiesti normaalne ja okei. Kui ma olen 17 ja mu päevad ei ole ikka veel alanud, kas see on okei? Kuna päevad ja menstruaaltsükkel on seotud laste saamisega, viljakuse ja üleüldise nii-öelda tervislikkusega, võiks sellises vanuses juba hiljemalt rääkida nendest asjadest oma arstiga ja mõnel hakkavadki päevad väga hilja. Näiteks tasub uurida oma emalt tema kogemuse kohta, sest et üldjuhul need võivad olla väga sarnased. Ja vahel algab see liiga hilja hormoonide vale tasakaalu tõttu, alakaalu tõttu, pinge, stressi või suure füüsilise koormuse tõttu. Näiteks mu sõbrannadel, kes on väga tugevad kergejõustikus, hakkasid päevad palju hiljem, need, kes on tantsijad või baleriinid, neil võib hakata hiljem, ühesõnaga see väga oleneb. Ja samamoodi võib füüsilise koormuse tõttu ka päevad ära jääda, mis on ka minul juhtunud ja sellest ma räägin mõnes järgnevas videos. Kui sa oled seksuaalselt aktiivne ja sinu jaoks on vahekord kui selline valus või ebameeldiv, siis sellest tuleb rääkida oma kaaslasega. Sa ei tohi lihtsalt vait olla ja kuidagi nagu, ma ei tea, üle elada sellist asja, see ei ole normaalne. Ja sellest peab rääkima oma günekoloogiga või naiste arstiga, sest see viitab kas vähesele valmisolekule, vähesele nii-öelda eelmängule või terviseprobleemidele, mis on ka menstruaaltsükli, emaka asendi või näiteks intiimkeskkonna põletikega seotud. Ja see on ka väga normaalne, aga sellest tuleb rääkida. Ja mida ma veel soovitaks, on äpp nimega Clue. Seal on palju soovitusi ja see jälgib su sümptomeid ja näiteks see on väga hea info, kui sa lähed naiste arstile, kui ta uurib su päevade kohta või sümptomite kohta ja nii edasi. Ja üks asi veel, mis ma ütleks juurde, et kui sul on poissõber, elukaaslane, siis päevadest rääkimine
oma elukaaslasega on väga-väga normaalne. See peakski olema asi, millest te räägite, sellepärast et nagu ma ütlesin, esiteks Eesti seksuaalharidus ei ole just kõige parem, see küll nii-öelda areneb võib-olla paremas suunas, aga kutid ei tea väga paljudest asjadest ja ma olen küsinud väga palju huvitavaid küsimusi ja ma olen ka sellest Insta story teinud, et kui vähe reaalselt kutid sellest teavad. See on jälle asi, mida lihtsalt tuleb normaliseerida. Ma räägin sellest nagu ükskõik millisest teisest teemast. Ja kui sa võtad selle suhtumise, et sellistest asjadest rääkimine on normaalne, siis ka teised inimesed tunnevad ennast mugavamalt. Ongi nagu normaliseerimine ka oma peas on väga tähtis, et see jõuaks ka teiste inimesteni. Et kui sa alustad iseendast ja ise suhtud sellesse väga normaalselt ja ilma ühegi hävenemiseta, siis teevad seda ka teised ja ma arvan, et see on väga tähtis. Ja kõikide nende ülejäänud viidete kohta ma panen video kirjeldusse. Ma loodan, et see video kummutas sinu jaoks müüdi, et päevad on nagu mingisugune müstiline asi, mida peab häbenema. Kindlasti ei, see on väga normaalne. Me peaks sellise teema juba ammu normaliseerima, ma ei saa aru, miks seda ikka veel tehtud ei ole. Koolis peaks sellest palju avatumalt rääkima. Ma lisan kogu Naked Labeli info webinaride kohta, sooduskoodi uudiskirja kohta kirjeldusse, sest et ma arvan, et need teevad väga õiget asja ja kui sa tahad selle kohta rohkem teada, siis ma väga soovitan seda webinari, see on väga huvitav. Aitäh, et sa vaatasid seda videot ja näeme varsti!